Mina olen Sven Anderson ja ma olen Tartu Ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria doktorant. Ma spetsialiseerun alale, mida kutsutakse turundussemiootikaks. turundusmärgid. Ma olen turundussemioootik, aga mida see õigupoolest tähendab? Raskusi tekitavad sõnad semiootika ja turundus, sageli üheskoos. Minult ja paljudelt minu kolleegidelt küsitakse alguses sageli, mis on semiootika ja mõeldakse turunduse definitsiooni üle. Kahjuks või õnneks pole semiootika ja turunduse definitsioonides veel 100% selgust leitud. Sellegipoolest võib etteruttavalt öelda, et me oleme inimestena kõik semiootikud ja tegeleme sellega igapäevaselt. Samamoodi tegeleme turundusega igapäevaselt, kui soovime näiteks veenda sõpra oma idees või mõtetes. Olenemata sellest, kas me teame midagi turundusest ja semiootikast või mitte. Äriliselt on semiootika oluline, sest aitab näiteks mõista, miks osad firmad õnnestuvad ja siis ebaõnnestuvad. Äriliselt pole oluline, mida turundatakse, vaid kuidas turundatakse. Selleks, et teada, kuidas turundada, tuleb teada vastust küsimusele, mis on meie kliendi või tarbijale tähenduslik. Kui teame, mis on meie kliendile või tarbijale oluline, siis on võimalik öelda, milline peaks olema terviklik visuaalne identiteet, ehk lühemalt CVI. Turunduses on oluline rakendada CVI-d igapäevaselt. Selle digitaalse loengusarja vältel vaatan lähemalt, kuidas läheneb asjadele firmade kategoorias A. Le Coq ja turismindussektori kohana tuntud Pärnu linn kui institutsioon. Minu eesmärk on illustreerida teooria praktiliste näidetega, mis aitavad mõista semiootika rolli turunduses. Järgnevad 3 e-loengute osa lähtuvad mõttelisest raamist, mis lihtsustab e-loengute kuulamist ja nende mõistmist. Soovitan e-loengute põhjal teha enda jaoks märkmeid ja reflekteerida, kuidas sind kõnetab iga osa tervikuna või üks peatükk korraga. Soovi korral võid kirjutada mulle e-kirja, kuidas turundussemiootika sind kõnetab. Lisainfo e-õppeaine kohta ja minu kontaktid leiad veebist svenanderson.org. E-loengute mõtteline raam koosneb 4 osast: märgist, mudelist, loost ja kultuurist. Igast e-loengute raami osast räägin lähemalt järgnevates 4 peatükis. Semiootika on kui Faelmani müütiline kunstmõistend, Koit ja hämarik, teadusulme tõlgenduses. Kui sa pole kursis looga Koit ja hämarik lapsepõlvest, siis kujutle end vaatlemas päikesetõusu ja siis päikeseloojangut. Seejärel kujutle, et oled nagu lind tõusmas üles taeva poole. Sa märkad, et ühe inimese päikesetõus on teise inimese päikeseloojang, sest sa asub planeedil Maa. Sa mõistad, et on mitmeid päikesetõuse ja loojanguid. Ainus, mis ei muutu, on Maa pöörlemine ja meie ainus täht, päike. Semiootikute suurimaks probleemiks on, kuidas tekib või kaob tähendus. Kuidas on võimalik panna kirja või joonistada nii, et kirja pandu või joonistatu on tähenduslik sinu või minu jaoks? Lühidalt, kui päike on tähenduse allikas, nagu näiteks mõni bränd, siis päikese valgus on brändi tähendus ning brändi tähendusloome on Maa pöörlemise tulemus. Maa pealt paistab, et on olemas selge, konkreetne brändi tähendus päikesetõusu näol või hägune, mitmetähenduslik brändi tähendus päikeseloojangu näol. Alles Maad kõrgemalt vaadates on mõistetav, et brändi tähendus on kokkuleppeline ja dünaamiline nähtus. Semiootikast tasub rääkida, sest muidu jääksid mitmed turunduslikud küsimused vastamata ja teoreetiliselt ja praktikas uurimata. Semiootikat on võimalik rakendada väga paljude igapäevaste äriliste probleemide lahendamiseks, millest lähemalt räägin edaspidistes loengu osades ja peatükkides. Näiteks,
On võimalik vastata küsimustele, kuidas luua soodne kommunikatsioon erinevate osapoolte ärilt ärile ehk B2B või ärilt kliendile ehk B2C. Muidugi on olemas ka B2E, mis on lühend siis ärilt inimesele, mis iseloomustab kõiki turundusvaldkondi korraga. Muidugi on võimalik ka vastata küsimustele, kuidas näidata, et minu teenus või toode on ühiskonna poolt vajalik ja kuidas arvestada kultuuride eripäradega ja teha ka globaalselt äri. Me saame teada firma reklaamide kaudu, mida peab A. Le Coq oma sihtgrupi seas tähtsaks ja keda või mida oodatakse Pärnu linna piirkonnas turunduslikult toimumas. Me saame reklaame, tooteid ja teenuseid vaadates mõista enamat kui sihtgrupi eelistused. Me saame teada looja, mõttemaailma ja nägemuse teiste ja enda kohta. Näiteks Pärnu linna või A. Le Coqi logod räägivad visuaalse loo enda identiteedist ja tegevustest või inimeste valikutest. Räägin sellest edaspidi lähemalt. Sarnaselt võimalustele näitab semiootika teed ka kriitika vormis, mis pole äriliselt sageli mõõdetav. Semiootika võimaldab erinevalt teistest akadeemilistest aladest, näiteks psühholoogia, sotsioloogia või filosoofia, vastata küsimusele miks. Äriliselt on vajalik teada vastust küsimusele miks, sest siis saame kliendi soovidele ja vajadustele vahelt reageerida. Siinkohal semiootikute põhjus-tagajärg loogika on sarnane rohkem filosoofilisele tagajärg ja tagajärjele põhjuse otsimisele. Igapäevaselt oleme harjunud põhjustest ja tagajärgedest mõtlema, et põhjus eelneb tagajärjele ja tagajärg järgneb põhjusele. Semiootikas ja nagu ka filosoofias ei pruugi põhjus tagajärg olla nii lihtsasti seletatav, kui meile igapäevaelus tundub. Semiootikute meetodid ja lähenemise viisid annavad võimaluse uurida tähendusloomet näiteks ilma valimita, ehk ilma inimestelt küsimata nende arvamust, sest näiteks kultuurisemiotika puhul saab kultuurist endast põhjendus. Semiootikud lähevad statistikas mööda nii, et arvandmed jäävad omale kohale, näitama teed deduktiivselt. Viimane tähendab, et järeldused on alati eeldustest tulenevad, nagu 2 + 2 on 4. Semiootika on oluline teenäitaja, kui küsimuseks on moraalsed valikud ka. Semiootika järgi võib öelda, et iga firma ja inimese valikud on kui märgid või konkreetsed tähised, mille tähendusest lähtuvalt tuleb teha valik ja või suunavõtt. Mõtle korraks, kuidas sa teeksid sotsiaalmeedia konto või toote-teenuse promo Jaapanis, Eestis, Araabia maades või mõnes muus riigis. Kas kõik jääks samaks või oled sa tegelikkuses sunnitud lähtuma kultuurist ja hoolima sihtriigi eripäradest rohkem, kui esialgu tundub? Jätame küsimuse õhku, kuna semiootiliselt on alati kasulikum teha sihtturu nii-öelda märkide keeles. Sest siis saavad inimesed sinust aru või sa lihtsalt vähendad oma toote-teenuse kasutamise õpikurvi. Õpikurv on lihtsamalt võttes kaarekujuline kõver joon graafikul ehk pellikõver näiteks, mis iseloomustab, kui lihtne või keeruline on õppida selgeks uus tegevus või oskus või omandada uut infot. Äris eelistatakse väikese õpikurviga tooteid ja teenuseid või tegeletakse põhjalikult teenuse või toote disainiga, enne kui turule tullakse oma toote või teenusega. Tartu Ülikoolis õpetaval semiootikal on lõputult väljundeid ja ainult 3 meetodist tuleneb põhiüksust. 3 põhiüksust on kultuurisemiotika, sotsiosemiotika ja biosemiotika ning lugematult nende alaliike. Näiteks teatrisemiotika. Räägime lähemalt 3 põhiüksusest. Kultuurisemiotika. Kultuurisemiotika tegeleb turunduslikus mõttes küsimusega, mis on kultuur ja kas kommertslik tegevus on ka kultuur omaette. Sotsiosemiotika. Sotsiosemiotika tegeleb turunduslikus mõttes küsimustega, mis on ühiskond. Kuidas ühiskonnast saab kaup
või ühiskonnas saadakse aru, mis on kaup või teenus, see tähendus ning mis on bränd või kuidas ühiskonnas kasutatakse brände. Ja lõpuks biosemiotika. Biosemiotika tegeleb turunduslikus mõttes küsimustega, mis on inimeste motiivid, kui nad tarbivad või millele inimene osteldes reageerib. Puht bioloogiliselt. Eelneva 3 põhiüksuse järgi õpitakse ja uuritakse semiotikat siinsamas Eestis. Eesti on üks paljudest riikidest, kus on võimalik semiotikat õppida, kuid ka üks, võib öelda, unikaalne paik läbiva semiotilise hariduse saamiseks, alates bakalaureusest ja lõpetades doktorantuuriga. Eestis tehtava akadeemilise semiotika teemad räägivad näiteks nunnususe uurimisest või jätkusuutliku arengu tagamisest, sealhulgas keskkonna jätkusuutlikkuse tagamisest. Humanitaaria järgi on uuritud väga palju nähtusi, sealhulgas brändingut, ja akadeemiline teadmus on olemas. Küsimus on pigem ligipääsus infole, mis annab vastuse ühiskonna põletavatele küsimustele ja oskustele seda lugeda ning sellest ka aru saada. Semiotikast on maailmas turunduses üsna vähe räägitud ja see on inimeste jaoks üldiselt vähe tuntud või siis mõne jaoks näiteks natuke kummalisel viisil esitatud. Alates 2000. aastatest võib rääkida turunduse ja semiootika sümbioosist avalikult, väljaspool akadeemiat. Turundussemiootikast ja selle ilust ja valust räägin järgnevates osades lähemalt. Esimene osa koosneb kokku 5 peatükist ja juhatab sisse semiotilise mõttemaailma, pidades loomulikult silmas turundust. Rakenduslikult semiotikast rääkides on vaja rõhutada, et sarnaselt igale teisele akadeemilisele alale pole võimalik rääkida kõigest korraga, vaid on vaja fokusseerida tähtsamale. Sellest lähtuvalt räägin semiotikast piiritletult ehk kontekstist lähtuvalt. Minu enda teadustöö eripärast tulenevalt räägin ma brändist ja lugudest, ehk kuidas neid analüüsida ja kuidas neid luua. Semiootikas saab rääkida kui terviklikust distsipliinist ja võib rääkida kui ka erineva semiootiku nägemusest eraldi. Mina räägin semiootikast kui ühest terviklikust nähtusest, mis koosneb paljude erinevate semiootikute nägemusest eraldi. Siinkohal ei esita ma täismahus õpikuid, vaid pigem osutan turunduse jaoks olulisematele kohtadele. Kõigile e-loengusarja huvilistel tasub uurida lisaks svenanderson.org. Iga mõtlemine on semiootiline, kuid semiootiliselt mõtlemine omakorda on oskus tunnetada maailma teadusspetsiifilisel viisil, mis on omane kõigile akadeemilistele aladele. Seega ei pea sa muretsema, kuidas mõelda semiootiliselt, sinu huvi on kõige aluseks ja semiootiliste meetodide mõistmine ja selle võime mõista semiotilisi meetodeid on vaid kaasuv semiootiline nähtus. Siinjuures lähtub semiootika teaduslikust mõtteviisist ja rakendab seda kõikjale. Kui sul peaks olema võimalus, loe kindlasti paradigmade kohta eestikeelset teost Teadusrevolutsioonide struktuur Toomas Kuhnilt ning mõista teadusliku mõtteviisi natuke rohkem kui varem. Teadusliku mõtteviisist tulenevalt on semiotikas võimalik rakendada ka näiteks hulgateooriat oma mõtete väljendamisel. Semiootikase võib suhtuda kui matrjoškasse, mis järk-järgult avaneb. Semiootikas on oluline mõista tähendust kui protsessi, mida nimetatakse semioosiseks. Ehk siis on oluline, kuidas muutused toimuvad. Semiootikuid ja turundussemiootikud huvitab vaid vähesel määral, kuidas asjad või nähtused lihtsalt olemas on meie jaoks. Meie suurim küsimus on, kuidas väljendada tähenduslikkust ja nende olulisust või siis mitteolulisust. Kui sa suudad näha põhjuseid ja nende taga nii-öelda metsa, siis oled pool maad semiootilise oskuse suunas ära teinud. Turundusmärgid e-loengusari aitab sul läbi mõelda ja mõtestada endapoolse panuse semiootiliselt. Loengute eesmärgiks on anda sulle võimalus ja võimekus teha paremaid semiootilisi valikuid ja otsuseid reklaami, brändi ja turundustegevuste läbiviimisel.
Semiootilise mõtlemise eripära filosoofia piirimailt annab parema ettekujutuse, kuidas mõelda semiootikuna turundusest või mõnest muust tegevusest. Filosoofiliselt on semiootika empiiriline distsipliin, ehk semiootika põhineb millelgi, milleks on märk. Põhjuseks on, et semiootikud rakendavad märke tähenduse väljendamiseks. Märk on semiootikute jaoks kui hapnik, milleta pole võimalik elada. Teisalt on märgid ka semiootikute suurim koorem. Sees puudub kõigile sobiv määratlus märgist, ehk siis mis on märk. Sellegi poolest räägivad ja rakendavad semiootikud märke oma tööde alusena sujuva lihtsusega. Kui sind jäi vaeva oma mis on märk täpsemalt, siis kuula kindlasti edasi esimese osa teist peatükki. Semiootikud kirjeldavad praktikas protsessi, kuidas märk või märgid avalduvad, kuid võimalused põhjendavad oma nägemust sügavuti, see tähendab argumenteerivad. See tähendab, et filosoofilisest tööriistakastist laenatakse argumentatsioonioskused ja rakendatakse neid üllal eesmärgil tähenduse tekkimise põhjendamiseks. Turundussemiootika kontekstis on oluline praktiline väljendusoskus. Mida see tähendab? Semiootika algab praktikast. Enne kui jõuad semiootikat ise praktikas kasutada, kuula kindlasti läbi järgmised 4 peatükki olulisematest terminitest, mida semiootikud kasutavad. Need järgmised peatükid aitavad sul mõista, kuidas semiootikud turunduse küsimustele lähenevad. Järgmistes osades keskendun turundusele ja vaatleme, kuidas luua ise oma turunduse lugu või brändilugu. Samuti juhatan populaarteaduslikul viisil sisse selle, mida teen doktorantuuris ise. Ma räägin, kuidas lõigata kasu matemaatilisest mõtteviisist ja teha brändi lugu või lood mõõdetavaks. Pole oluline siinkohal, kas oled persoonibrändi või toote-teenuse brändi looja, loodetavasti leiad kasuteguri sellegi poolest e-loengusarjast.